Esitleme teile täna ehitist, mis oma kasutusvõimalustes on välja kujundatud väga laiahaardeliseks. Tahate üles seada muruplatsile? Palun väga. Tahate üles seada killustikule? Palun väga. Tahate üles seada seda asfaldile? Palun väga. Ehk siis, mis iganes tahkele pinnasele te seda üles tahate seada? Palun väga. Potentsiaalseteks klientideks on siis ettevõtjad, eriti väikeettevõtjad ja eraisikud. Tänapäeva inimestel on välja kujunenud teatud harjumused ja soovid, millele peaks üks toode vastama. Samas kasumlikkusele sihtides me ei tohi siduda end mingisuguse konkreetse kliendibaasi külge. Vaadates koefitsienti 80-20, vaatame meie kliendibaasina 80. Võtame näiteks jalanõud. Mõni suudab osta endale kingad 500 euro eest. Mõni aga ketsid 19 euro eest. Ehk siis see, kes ostab endale kingad 500 euro eest, ei hakka ostma endale ketse 19 euro eest. Aga 120 eurosed jooksujalatsid on kättesaadavad kõigile ja nad on vajalikud peaaegu kõigile. Ehk siis toode peab olema selline, mis on kasutatav ja kättesaadav ja kasulik kõigile. Pange tähele, et me ei leiuta ratast. Paljud tootjad teevad erinevates stiilides rattaid, kuid meie sihime sellele, et toode oleks kasutatav võimalikult laia diapasooniga inimestele ja oleks omapärane. Mis on meie tootes siis omapärast? Selleks, et asjast aru saada, peame me natukene sukelduma ja vaatama, mis turul praegu toimub. Praegu toodetakse soojakuid. Ladustatakse neid niimoodi. Ja transportimiseks on vaja sellist vahendit. Samuti toodetakse äripindadena ja elamutena enam-vähem samasuguseid tooteid. Ja need justkui ei erine meie tootest. Aga transportimiseks on ikkagi vaja kas sellist aparaati või siis sellist aparaati. Ehk siis transportimiseks on vaja veel eraldi omada C või CE kategooria juhilubasid. Kordan veel üle, et meie pakume siis sellist toodet, mis pealtnäha ei erine teistest toodetest. Seda võib paigutada killustikule, teistsugusele killustikule, murule võib asetada ja murul ta näeb välja niimoodi kuskil hoovis. Samamoodi võib seda asetada väga raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Samuti lahti võetuna võib seda hoida kas garaažis või siis kuskil panipaigas. Ja transportimiseks ei ole vaja muud kui kaubikut. Et selle kohta natukene põhjalikumalt saada informatsiooni, on vaja vaadata meie YouTube kanalit ja seal on olemas kõik videod. Kes on siis meie sihtgrupp? Nagu enne sai öeldud, on meie sihtgrupiks nii ettevõtjad kui ka eraisikud. Ja kuidas on sellist laiahaardelisust võimalik saavutada? Hind on määrav, saate aru? Mis on meie siis kasutuspõld? Kasutuspõld on siis hostelid, saunad, festivalid, kiirtoitlustuskohad, rekkaparklad, abihooned, juuksurid, kosmeetikud, kingsepad, võib teha külalismajakese, võib teha suvilakese, siis samamoodi ettevõtlena võib teha ka koerte ja kasside daycare, ajutised töökohad ja hooajaline kasutus. Siin on tegemist ainult fantaasia puuduse piiranguga. Ainult fantaasia puuduse piiranguga, kuidas seda kasutada, kui hind on kättesaadav. Tähtsad omadused või siis tähtsad aspektid tulevad kohe edasistel slaididel. Meie peame tähtsaks, et toode oleks mobiilne.
Mis on mobiilsuse punktid? Kokkupandavus ja lahtivõetavus on väga lihtne, ei ole vaja mitte mingisuguseid eriteadmisi. Kokkupanemiseks ja lahtivõtmiseks kulub 4 tundi ja piisab 2 inimesest. Transportimiseks ei ole vaja erivahendeid, võib transportida kaubikuga ja samamoodi võib ka kasutada haagist ja tähtis on see aru saada, et transportimiseks ei ole vaja C-kategooria lubasid, piisab B-st või siis BE kategooria lubadest. Ja mis on väga tähtis moment, on see, et ühe tentrekkasse mahub 10 tükki lahti võetuna. Transformeeritavus, see on ka väga oluline. Akende ja uste asukoht on kokkupanemisel valitav omal vabal soovil. Kuubiku suurendamine on äärmiselt lihtne, nii-öelda lisabloki lisamine. Teise korruse paigaldamine, kuidas soovid. Teise kuubiku asendamine ja teha selle kuubiku kõrvale ja teha sisemine uks läbipääsuks, palun väga, tuleb 16+16 ruutmeetrit. Paigaldatavus. Paigaldada võid hoovi, parklasse, RMK territooriumile, näiteks ehitusobjektid ja raskesti ligipääsetavad kohad, kuhu autoga isegi ligi ei pääse. Võib ühe mooduli kaupa sinna sisse viia ja panna väga tihedasse metsa näiteks. Ja hoiustamine on siis võimalik nii garaažis kui panipaigas. Mis on veel tähtsad omadused? Erinevateks otstarveteks ei pea palju ümber tegema. Temperatuuri koefitsient on madal. Toome võrdluse näiteks metallkonteineriga. Metall väga kiiresti kannab nii soojust edasi ja külma, ehk siis koefitsient on kõrge. Suvel ta läheb väga kuumaks ja talvel läheb ta jäässe. Ehk siis suvel ei kuumeni üle ja talvel ei jäätu. Ja veel on väga tähtis aspekt, et detaile ei ole palju. Ehk siis 3 erinevat tüüpi moodulid, põrand, sein ja lagi. Põrandamoodulid on kõik ühesugused, kõik seinamoodulid ümberringi on ühesugused ja kõik laemoodulid on ühesugused. Ehk siis 3 erinevat detaili. Katuseplekk ja poldid, mutrid ja neid on ka ainult 3 erinevat tüüpi. Mooduli riknemisel väga lihtne parandada või asendada. Saate aru? Juhtub midagi, moodul läheb katki, kas parandad ühe mooduli ära või siis asendad selle ühe mooduli, et ei pea suurt remonti tegema hakkama. Ja privaatsus. Privaatsus on ka väga oluline. No näiteks smart hostelina, mis võiks üks ärimudel olla, panete kuskile parklasse või kuskile oma hoovi selle smart hostelina püsti ja inimene, kes seal sees on, või 2 inimest, kes seal sees on omavahel sõbrad või kuidagi muud moodi seotud, võivad seal teha mida iganes, kas õhtul pidu edasi panna purjus peaga, siis no mida iganes. Ta ei pea muretsema selle pärast, et naaber, kes on täiesti võõras inimene, nagu hostelites on, 6-kohaline ruum, maksad seal 20 € öö eest, ja sa ei saa seal mitte midagi teha, mitte mingisugust privaatsust ei ole, sa ei saa seal õhtul edasi telekat vaadata või muusikat kuulata või oma ööelu viia. Ja looduslähedane, ökoloogilisus, et ta näeb nagu siis looduses väga kena välja. Mis on meie turustamise taktika? Eesmärk on siiski neid toota ja müüa, et see on nagu ikkagi siht. Aga meie peame õigeks turustamise taktikana kasutama eeskuju näitamist. Näiteks smart hostelite puhul meil on võimekus teha enda ettevõtte sees siis veebikeskkond, kus näitab siis selle smart hosteli kuubiku asukohta, hinda, millal on broneeritud, millal saab vabaks
ja kõiki selliseid väikseid nüansse, näiteks mugavuse kvaliteeti, kui on mugavuse kvaliteet kõrgem, siis on hind kõrgem, eks. Et seal võib fantaseerida kuidas iganes, kuidas seda siis nagu realiseerida. Ja turustamise taktikana, nagu ma ütlesin, eeskuju näitamisena oleks vaja teha valmis 20 tükki, 10 tükki siis teha smart hostelitena, ülejäänud 10 tükki anda siis kasutusse väikeettevõtjatele, näiteks juuksur, kingsepp, kiirtoidu valmistamise koht ja nii edasi. Kuidas kujuneb hind? Siis 1 kuubiku hind. Minu lemmiknäide on Ryanair. Kui ma lähen 2 kätt taskus lennukisse, siis ma maksan pileti eest nii palju. Kui ma võtan suurema pagasikoti kaasa, maksan ma pileti eest natukene rohkem. Ehk siis iga väike tuuning tõstab hinda. Ja nii-öelda siis stardihind, kus on ainult 4 seina, põrand ja lagi, midagi sees ei ole, muidugi valgustus ja elekter ja sellised asjad on ikkagi sees. Hind algab siis 3800 pluss käibemaks. Esimeseks pooleks aastaks on meil vaja 200 000 eurot. Mis me selle 200 000 euro eest teeme? Müügihind, nagu ma ütlesin, on 3800, aga see on selle tühja kuubiku hind, kus ei ole mitte midagi sees, ei mööblit, ei mingisugust ilustamisi. See tähendab seda, et kui inimene ärkab hommikul üles ja mõtleb, tal tuli selline mõõtesähvatus pähe, et mul oleks sellist asja vaja, siis tal ei teki seda nii suur pinget, oi ta on nii kallis. No näiteks keegi on juba ära sisustanud, väga kenasti ära teinud, eks, siis selle võrra tõuseb hind ja inimene mõtleb, et 7000 eest ma ei suuda osta, aga 3800 eest ma ostaksin ja ise sisustan. See on nii-öelda stardipositsioon, ehk siis ma lähen Ryanairi lennukisse, ostan pileti ja mul on 2 kätt taskus. 200 000-ga me paneme püsti nii tööstuse kui ka turustamise taktika. Alustaksin muidugi, nagu ma ütlesin, näitena smart hostelid ja 10 tükki annaksime kasutada siis väikeettevõtjatele. Peab tekitama sellise tunde inimestele, kuna see on ikkagi selline uus mudel toimimiseks, siis inimesed tihtipeale ei usu selle, ehk siis turul osalevad inimesed ei usu sellesse mudelisse. Neile peab tekitama sellise õige tunde, ma saan ka selle pealt teenida, et kui ma annan selle miinimumsumma 3800 pluss käibemaks välja, siis ma saan selle pealt hakata tagasi teenima, et ta ei jää mulle niisama seisma. Mul ei ole vaja selle jaoks mingit suuri super organiseerimist tegema, kuskilt rekkat tellima, kraanat tellima, kuskil ladustama, eks. Et kõik need sellised probleemid peab ära võtma. Ehk siis inimesel tekib selle raha eest ka lihtsuse tunne, et ma ei pea nii suurt vaeva nägema. Selle näitena, kui inimene näeb, et smart hostel töötab, toome näite smart hostelina. Ta näeb, et see töötab, ta võib osta, panna endale hoovi selle, sisestab oma andmed meie andmebaasi, siis selle veebikeskkonda ja ongi tal juba käik olemas, kuidas see hakkab talle endale teenima. Samamoodi juuksur. Mõni inimene ei taha töötada kellegagi koos. Ta tahaks olla eraldi. Ta võiks endale selle kuubiku püsti panna, sisustada ära ja töötada üksinda. Mõnele meeldib üksinda töötada. Samas, kui ta töötab kuskil rendis või siis rendib ruumi, ta maksab seda ruumi renti ja see ei jää talle. Siin on ka tähtis küsimus see, kui väike ettevõtja hakkab, näiteks juuksur teeb või siis kiirtoitlustuskoht, ta ei suuda seda kohe välja näiteks osta, pole probleemi. Hakkab meile maksma renti, kui rendi summas saab täis teatud summa, siis see jääb talle. Et temale jäävad siis need nii-öelda liikuv kinnisvara, mina nimetan naljatades seda liikuvaks kinnisvaraks. Ehk siis turustamise taktika on ikkagi reaalne näitamine. Ja et me saaksime turul selle asja kõik käima panna, meil on vaja esimese poole aasta peale 200 000 ja me oleksime võimelised selle kõik ilusti püsti panema. Kui te olete huvitatud, siis kirjelduses on kõik andmed olemas, kuidas meiega ühendust võtta. Seniks parimat!